ja tehti teda kulakaks ja tehti kõik paljaks. Pandi siis nagu need vangid tööle. Mina siis veel ei töötanud, aga õde töötas. Ja siis 2 venda. Mis mul seal oli, isa töötas kolhoosis, tema oli kolhoosis nagu brigadir. Temal oli oma inimesed, sellega külvas 2 brigaati oli Vambulas, mis mina mäletan. Ja igal ühel oli oma töölised ja juhatajad. Minul isal oli ka, aga aitasi veel ei olnud. Aga isa tegi meil aeda sinna kodu ehitus ülesse. Siis ka see kolhoosi vilju ette me ei aita. Pärast siis viidi minema ja tehti meid kulakaks, nagu oleks meie töö. Isad enam ei olnud, isa läks sõtta, aga meid tehti kulakaks. No mina läksin 6-aastaselt kooli. 4 klassi lõpetasin ära ja oli valmis kolhoosnik. Pidin töötama niisama, kui mehed töötasivad. Ja ma olin nii palju harjunud, ma veel kippusin tööle. Ema oli haige, sööt oli tarvis. Eestis hakkas meil lina kiskuma, veel oli lambakari, lüpsime lambaid, no piim võeti vastu. Piima pidivad ära andma. 60 lammast oli selle ja eraldi karjatati ja lüpsivad ja piim läks lavoodi, seda viidi ära. Ja kuhu nad seal lambapiima pani, et ma ei tea. Ja siit viidi minema see. Tuli masin järele ja viis minema. Iga päev 2 kord päevas sai lüpsta. Püüad kinni, üks lüpsab. Aga siis sealt läksin ära juba, siis oli valmis kolhoosnik. Nad nägivad, et mina olin kärmasigale mulle tegema. Ega mul muidu need medaalid ega ordenid ei olnud. Lapsest saadik mul oli niisugune mõte töötada kõik seal. Ja vähemalt, mida rohkem töötasin, seda raskemat tööd anti. Ma mäletan, vedasin hernekotti siin. Sealt meil oli kuivatis omal. Ja siin suured aidad. Ja vedasin hernekotti siis sinna aita. Mina üksi väni vedasin. Aga tuli vend mulle kosti, ka krasne sealt Novosibirskist. Ja saaja kodu pese mulle pesma. Ma lähen tööle sinu eest. Läks, kui tuli tagasi, ta oli nii tige, ütles, sina nii palju ennast tapad. Lähen praegu kontorisse, võtad spravka ja viin su minema. Mina enam ei kannata, et sina niimoodi tapad ennast. Aga minul oli hea meel, et ma töötada sain. Ja läks ka kontorisse siis sama, kus meie endi kontor oli. Läks sinna, seal öeldi, et ei anna, mingisugust hakkamine me teda ei anna. Ja mind ei lastud ära. Nüüd, kui me niisugused töölised minema saadame, mis tegema hakkame. Ja ei lubatud ära minna viia. Läks tagasi, ükskõik ma teen, et ma viin su ära. Aga ei lastud mind. Ei võta mitte jutugi, et välja viia. Ja esimees kiitus, et kui ma saadan niisugust töölist ära, siis kellega ma töötama hakkan. Töötasin, kuskil võid parata. Mina olin õppinud kolhoosis tööle ja minul oli hea meel, kui ma sain töötada veel kui ainult Vatsotnik raamatu või see kiidukiri, et sa hästi töötasid. Seda rohkem tahtsid töötada, nii kui nende ordenitele välja läks. Ja mina ei loe, kui niimoodi töötasin, et mina tahtsin paremini ja paremini ja paremini. Sellepärast need on, külas ei ole kedagi niisugust, et nii palju on ordenid või see medalisi mõnele anti. No nii palju, kui mul on, kellelgi ei ole. Ma olin palju rajoonist Moskva selle Vatsota peal. Veel enam ei töötanud, aga maha ikka ei võetud. Pärast ise läksin Tserjanski ja kaua te mind teate siin. Et nüüd on juba teised töölised, pange nendest paremad, meil ei ole paremaid. Ma lähen ise võtan maha. Et ära mine, me ikka võtame maha, teeme nagu kord ja kohus. Ja püüan mulle kodu selle